Tere, minu nimi on Aliina Mihhailova ja ma õpin Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis 9. Järgnevas videos räägin teile, millal on mõistlik kasutada plaastrit ja millal sidet. Teen ka praktiliselt läbi mõningaid sidumise tehnikaid ja näitan, kuidas plaastrit kõige otstarbekamalt kasutada. Plaastrit kasutatakse enamasti pindmiste haavade puhul, sidet aga üldiselt verejooksu korral. Plaastri valik sõltub siis haava või kriimustuse suurusest. Mina sellist plaastrit kasutada ei soovitaks, sellepärast et sellel plaastril on haava katmisala väga väike ja siin on üsna liimine. Mina isiklikult soovitan kasutada sellist plaastrit, sest sellel on haava katmisala palju suurem ning sellest saaks teha ka liblikakujulist plaastrit. Näitan siis ära, kuidas teha lihtsate vahendite korral ka liblikaplaastrit. Ning nüüd on hea seda plaastrit kasutada näiteks sõrmeotsa haava puhul. Kõigepealt siis asetame selle haavapadja siia sõrmeotsa peale. Kõigepealt seome kinni ühe poole, seejärel teise poole. Hea paigaldamise korral võib see plaaster peal püsida paar päeva. Apteegis on müügil sellised plaastrid enamasti rullis. Neid saab võtta vabalt valitud pikkuses, sellepärast et siis on endal hea mugav siit lõigata sobiv tükk. Sellist plaastrit oleks hea kasutada küünarnuki ning põlve plaasterdamisel. Küünarnuki plaasterdamisel siis tuleks arvestada haava pikkust ning teha siia pisikesed sälgud sisse. Need aitavad siis plaastrit paremini kohandada. Lapsed tihti kukuvad ja seetõttu vajavad nende põlved plaasterdamist. Mina soovitaksin kasutada siis pigem suuremat plaastrit kui pisemat ja peenemat plaastrit. Liimiga koht ei tohiks jääda haava peale. Kokkuvõtvalt tahan rõhutada desinfitseerimise vajalikkust ning jälgida seda, et plaastriliim ei satuks haavale. Desinfitseerimine on oluline sellepärast, et vältida infektsiooni teket. Kui kodus puuduvad desinfitseerimise vahendid, siis on hea vahend ka voolava vee all puhastada haava. Desinfitseerimisvahendid on siis kahte tüüpi, üks on siis vesinikul põhinev ja teine on siis alkoholi baasil. Laste puhul soovitaksin kasutada seda vahendit, sellepärast et see ei kipita nii palju. Apteeki minnes tuleks meeles pidada, milline vahend kellele sobib. Järgmisena räägime sidemetest. Tuletan meelde, et sidemeid kasutatakse enamasti verejooksude korral. Kodus siis võiksid olla olemas erinevas suuruses sidemerullid. Väiksemat on siis kõige ökonoomsem kasutada sõrme sidumisel ning suuremaid rulle kasutada siis suuremate kehapindade sidumisel. Enne sidumist tuleks haav kindlasti desinfitseerida. Vahel kasutatakse ka marlitampoone, näiteks siia võib ravimit panna ning see kaetakse siis sidumise käigus. Järgnevalt näitan teile sõrmeotsa sidumist. Sõrmeotsa sidumisel on hea kasutada pisemat sidemerulli. Sidumise alustamisel tuleks siis jälgida, et rull jookseks pealispidi, mitte aluspidi. Seda just seetõttu, et sidemerull jookseb vabalt. Sidumist alustatakse siis ringtuuriga, tehakse sidemelukk. Sidemelukk aitab siis paremini kinnitada. Seejärel liigutakse üle sõrme, tehakse edasi-tagasi pöördeid. Et sõrmeots saaks kaetud. Seejärel liigutakse tagasi randmele. Lõpetatakse siis ringtuuridega ümber randme. Järgmisena seome küünarnukki. Selle puhul soovitan kasutada veidi laiemat sidemerulli. Sidumist alustame taas sidemelukuga.
kasutan koonduvat sidumisvõtet. Sidumine lõpetatakse siis ringtuuridega ümber õlavarre. Ma näitan teile võrksidet, mida kasutatakse siis sidemerulli paremaks fikseerimiseks. Võrkside tuleb valida vastavalt siis pinnale, ei tohiks olla liiga lai ega liiga kitsas. Soovitan teha ka pöidlaava selleks, et vältida nii sideme kui ka võrgu rullumist. Küünarnuki sidumisel kasutasin koonduvat võtet, mille puhul siis sidemerull rullus äärtest keskele. Põlve sidumisel aga kasutan hajuvat võtet, mille puhul sidemerull rullub keskelt äärtesse. Sidumist alustatakse taas sidemelukuga. Ning sidumine lõpetatakse ringtuuridega ümber jalavarre. Kui side on haava külge ära kuivanud, siis soovitan seda lahti leotada kas desinfitseerimisvahendi või sooja veega. Järsk kuivanud sideme äratõmbamine võib kahjustada paranenud haava. Ma loodan, et saite videost abi ja oskate nüüd kindlamalt erinevate haavadega ümber käia. Aitäh vaatamast! Hea on kasutada liblikakujulist meetodit. See tagab hea. Mis ta tagab? Hea haava. Võid seda veel. Nüüd ma siis näitan. Tegelikult on see natuke lai. Ja. Ning jälgida, et haaval ei oleks plaastri liimijälge. Mis liimijälge?